Aldil oli Hondal mootor laiali, Ducatil oli mootor laiali. Esimese sõidu esimesel 2 ringil. Esimene etapp aastast. Et see on, seal toimus nii palju, ma ei suutnud uskuda, mis seal. Sisse sõites ühel hetkel avastasid, et oled oledki sõjaväe territooriumil ja mingisuguse lennuangaari kõrval, kus mehed putitavad hävituslennukeid, siis... See olukord on see, kus ma pean oma silmamõõtu usaldama, sest sinu bitboardi ma endiselt usaldada ei saa. Tema tahtis protestida hirmsasti, aga ta ei suutnud ära otsustada, mida ta täpselt protestida tahaks. Esimene ring peale minnes, esimene kurv, Herman kohe käpuli, sai püsti, lõi käima, edasi teine kurv, kohe pikali. Loisem meeter on umbes tonni, et... Tervist! Meil on kätte jõudnud siis 7. saade. Vahepeal on juhtunud päris palju asju. Oleme ise võistlemas käinud, oleme noortega võistlemas käinud. On mitu MotoGP etappi olnud. Et uudiseid on palju, millest me täna rääkima hakkame. Hetkel istume siis Hannes Soomeri võistlusmootorratta taustal. See võistlusmootorratas on väga kiire. Häid kohti meile toonud, natuke on ka ebaõnne olnud, karikaid on siin näha, mis me kokku korjanud oleme ja taustaseinad on siis ka need samad, mida me kasutame võistlustel. Nimelt, miks see mootorratas meil Eestis on, kuna oli Porsche Weekend ja siis Hannes pidi seal natuke võidu sõitma auto ja vormeliga. Ja saime natuke testida ka, saime infot mootorratta kohta, sest Hannes tegi oma esimesed ringid Porsche ringil sellel aastal, mis on juuni lõpp. Tavaliselt esimesed ringid saab tehtud juba kuskil märts, võib-olla aprill hiljemalt, vahel ka jõulude-aeg sõidetud. Aga seekord jah, on päris hiliseks jäänud see esimene treening. Ja saime natuke infot juurde ka, et nägime ära, mis see mootorrattas meie kodurajal teeb. Et muidu oleme seadistanud seda teiste radade järgi, aga meil ei ole nagu võrdlusmomenti siis oma kodurajaga, mida me tunneme kõige paremini ja me teame, mis aega see mootorratas vähemalt siin sõitma peaks, et me ka mujal kiired oleks. Aga võib-olla siis jah, Hannes, räägi, kuidas tunne oli, kuidas oli sõita Porsche ringil ja kuidas üldse hooaeg läinud on. Sa oled sõitnud tegelikult Oscherslebeni esimese IDM-i. Ja, viimasest korrast, kui me rääkinud oleme. Ja siis sa sõitsid Spa 8 tundi, siis sa sõitsid Schleitzi ja siis me sõitsime Mosti. Ja, 4 etappi on vahepeal 1 kuu jooksul olnud. Pooleteist kuu jooksul. Suht tihe graafik, sellepärast on ka see osa veits tuleb nüüd natuke hiljem, kui täpselt kuu aega hiljem eelmisest. Aga mootorratas on siin, karikad on siin. Pigem on see aasta meil IDM olnud ikkagi väga tugev, et see... Vahemärkusega ütlen, me hetkel enne 4. etappi juhime 9 punktiga. Ja me oleme iga nädalavahetus olnud tegelikult ikkagi nagu kohal. Me oleme olnud esi 4. siis iga sõit, aga me oleme võidelnud nagu võitude eest iga sõit ja iga sessioon me oleme olnud esi 3-4. Et see aasta algus on olnud väga tugev, mootorratas on tugev, meie oleme head tööd teinud, et võrreldes eelmise aastaga või eelmiste aastatega võib-olla kõige suurem erinevus ongi see, et me oleme kogu aeg olnud, meil ei ole ühtegi halba sessiooni siiamaani veel olnud. Aga... Baas asi on meil ikkagi niivõrd hea, et me suudame ikkagi seal kohal olla. Jah, et see, mis on ka tegelikult ju kõige suurem võti tiitli võitmiseks, et heal päeval suudavad paljud võita, aga halval päeval peab 3. olema. Ja näiteks see sama Mosti nädalavahetus tegelikult ju täpselt nii oli, et me esimese sõidu võitsime hirmsa suure surmaga, suure võitlusega ja teises sõidus tegime
mitte ei teinud näpukat, aga tegime muutuse, mis läks vales suunas ja... Ma ei ütleks, et vales suunas, samas me saime sealt info, mis oli hea info, aga... Ütleme, see muutis rohkem, kui me arvasime. See muutis rohkem, kui me arvasime ja noh, et tänu sellele muutusele me nagu ei suutnud võidelda võidu eest nii nagu esimene sõit. Aga... Sõit sai targalt sõidetud, väga tähtsad punktid võetud. Meil see, jah, kuidagi kõik need sõidud on see aasta olnud nagu siuksed, need on tulnud nagu meile kätte. Mitte nagu kukkunud sülle, aga me oleme nagu ära kannatanud ja siis tulemus tuleb nagu. Et see... Aga võib-olla hakkame kõige esimesest etapist Mostist. Osserslebenist. Või sorry, jah, Osserslebenist hakkame pihta, et seal ju ka kohe esimene sõit oli väga see tugev. Oli kaos, noh. Kõik põles ümber plahvatused, miiniväli, kõik, noh, juhtus nii palju. Esimese 2 ringiga olid 2 põhimõtteliselt suurimat konkurenti olid ju väljas, oli Aldil oli Hondal mootor laiali, Ducatil oli mootor laiali, esimese sõidu esimesel 2 ringil. Esimene etapp aastast. Et see on, seal toimus nii palju, ma ei suutnud uskuda, mis seal toimub. Ja kiirust ju tegelikult terve Osserslebeni nädalavahetus me teadsime, et meil sükest nagu 1 ringi aega ja sõidu alguse URF-i kiirust meil ei olnud. Sest kvalifikatsioonis me olime ka tegelikult teises reas. Ja. Seda nagu hoogu meil ei olnud. Me teadsime, et meie võti on sõidu lõpp. Kiiremad ringid tulid ka alati alates 10. ringist oli need, kus see hoog tuli üles, kus teised hakkasid kustuma juba ja siis läks, mida ring edasi, seda meil tegelikult olime stabiilsed sõidu alguses, sõidu lõpuni põhimõtteliselt 0,3 sekundi sees vist oli kogu esimene sõit. Kogu esimene sõit. Et Eestil oli see tropp oli palju suurem ja tänu sellele oligi viimase 3 ringi oli see, kus siis kohtade vormistamine nagu käis. Kuigi ma pean tunnistama, et Osserslebeni esimene sõit, kui ma nägin seda hoogu, millega Tati minema läks alguses, on ju. Esimesed 5 ringi, kui kaugele ta läks, ta oli ju, ma ei tea, 4 sekki eest läinud, jah. Et mis hooga ta ära läks, kuidas ta suutis seda tempot hoida täiesti nagu 1 käega, on ju, tagant vaadates, et ei olnud ei mingit surumist, ei mootorratas ei liikunud tal, mitte midagi. Ma korra olin juba nõus sellega, et me oleme täna teised. Et me oleme seal, on ju. Aga viimase 3 ringiga hakkas ja siis, no jah, mingi 5 ringi enne lõppu hakkasin ma nägema, et nagu kuidagi vahe, ma ei tea, kas väheneb, ei vähene. See olukord on see, kus ma pean oma silmamõõtu usaldama, sest sinu bitboardi ma endiselt usaldada ei saa. Seal tuleb, see näitab täiesti aiateibaid minu arust. Ma ei ole seda veel päris eluga kokku viinud, neid numbreid ja siis mida need numbrid näitavad seal bitboardil. Aga see on täpsem kui eelmisel aastal. aga siis see vahe hakkas nagu alla tulema ja siis, sest ma panin ju 3. või 4. ring, me saame mootorrattal, mina saan siis veokontrolli muuta ja ma panin veokontrolli +3 või +4, et säästaks rehvi, et kindlalt midagi tempo ei langeks, keegi tagant ei ründaks. Panin nagu täiesti ökosõidu lihtsalt selle Osserslebenis. Ja siis 5 ringi enne lõppu vaatame, nüüd hakkab vahe alla tulema. Ja siis hakkasin nagu suruma rohkem ja siis tuli juba tegelikult see hoog, millega ma Tati kinni sain, isegi kui ta ei oleks kukkunud, siis ilmselt oleks olnud võimalus rünnata, sest et jah, teda mõjutas esirefi kukkumine palju rohkem kui mind. Aga ja no teine sõit oli, Tulovitš ei olnud varianti, aga meie jaoks sõit tegelikult oli täpselt samasugune. Ja samamoodi jälle, siis Sanetti ja Aldi võtsid ära jälle eelviimase ringi. Ja. Et see oli lahe, jah. Aga kuigi Osserslebeni esimene etapp, kui me oleks teinud sama sõiduaja, mis esimene sõit, siis oleks Tulovitšist ees olnud. Ma ei tea, 2-3 sekki, 2 sekki, midagi siukest.
aga jah, põhimure, mis Oscherstlebenis oligi see, et täispaagiga ei olnud sul esiotsa tunnetust. Täispaak ja uued rehvid. Ei olnud. Ja see mure tegelikult kandus üle Schleitsi. Lihtsalt Schleitsis oli kuidagi veel hullem. Noh, seal on jah, see asfalt on ju tänavarada tegelikult on ju. Vähema pidamisega oli meie jaoks veel hullem. Ja ilm oli ka, mis seal mängis ikkagi päris palju lotot, et võib-olla jah, ma ei tea, kas räägime ära Schleitsi kõigepealt ja siis räägime selle Endurance'i. Spa oligi peale Schleitsi tegelikult. Oli peale Schleitsi. Aga jah, Schleitsis siis oli ilm, mis mängis päris palju mäkra, et võistlustardi alguses vihma sadas, siis oli otsustamise koht, mis rehvidega minna. Sa tegid targa otsused, jääd vihma rehvide peale, kindlalt püsti püsida ja võtta tähtsad punktid ära. Ma jah, pealemineku ring, kogu rada läbimärg, vett lendas, mingid loigud. Esimene soojendusring, endiselt kogu rada märg, mingid üksikud kuivad kohad. Ja kolmandast ringist alates umbes hakkas rada kuivama, nii et iga ring, kui tulid, oli see kuiv joon oli nagu meeter laiem. Kuskil jah, 3., 4. ring ma sain aru, et see tuksi mul läheb see kogu üritus, sest et ülejäänud, ma startisin esireast, teisest reast jälle, aga startisin üksinda sealt. Ei olnud esimeses 2 reas peale minu kedagi ei olnud. Finsterbusch oli, ülejäänud olid kõik läinud. Ja ma nagu olin, selles mõttes ma olin arvestanud sellega, et see telepildis olid, kõige tähtsam telepildis sai oldud, juhitud ringe oli palju, et see üks asi, millega me võime väga rahul olla, on see, et tavaliselt sellistes olukordades vihmakatega on keegi kangelane, kes tuleb sealt 3., 4. reast, kelle ainuke võimalus pääseda pilti on see vihmane ilm. Ja mitte keegi neist nagu meile pihta ei saanud. Et see esimesest ringist olla vihmaga kiire rajal, kus sa ei ole sõitnud vihmaga selle mootorrattaga. See oli tugev sooritus meil. Ja vihmaseade leidsime, mis tegelikult töötas nagu hästi. Tegelikult kogu see sõit oli okei. Et see lõppes natuke liiga hilja ära. Lõppes jah liiga hilja. Schleitsi nädalavahetus oli, kuna teises sõidus oli punane lipp, on ju, minu jaoks oligi esimene sõit oli 5 ringi liiga pikk ja teine sõit oli 5 ringi liiga lühike. Mõlemad sõidud oleks võinud olla lõppeda palju paremini, kui oleks teine sõit olnud standardpikkusega ja esimene oleks natuke varem ära lõppenud. Et tulemus oli jah, selles mõttes endiselt ma ütlen, et see viletsal nädalavahetusel 2x4 olla on okei. Peaasi on see, et me kogu aeg punkte saaks. Ja et see 2/4 kohta jääks meie kõige viletsamaks nädalavahetuseks see aasta. Sealt edasi mina läksin Spaasse, sina ei tulnud. Mina läksin lastega läksime Saksamaale, et me oleme jah, lastega oleme ka teinud 2 etappi, Adak mini GP-d ja siis Saksa sarja ja see mini GP sari. Et on läinud ka päris hästi, aga sinna me jõuame, et räägi Spa ära ennem ja siis ma räägin need mini GP asjad ka ära. Spa oli, Spaasse me läksime ju tegelikult, kui see projekt nagu käima lükati, mis tegelikult see Spa projekt meil Superstock klassis, Superstock mootorrattaga oli kombinatsioon Endurance'i tehase meeskonnast ja Idemi meeskonnast. Neid inimesi oli nagu pool ja see rühm, midagi oli sellest Tekmasest, kes eelmine aasta oli Endurance'i stokis. Need inimesed minu jaoks olid kõik tuttavad, aga sellises koosseisus nad koos ei olnud töötanud. Ja esimene päev minu jaoks oli natuke hirmutav, ma pean tunnistama. Ei olnud väga selge, sest enne ju oli ootus oli suur, nagu ootused olid ülikõrgel, sellepärast et 3 sõitjat, kõik kiired, kõik tugevad Endurance'i sõitjad, mina, Mercado, Jan Büün, kes on ka Le Mansi ära võitnud stokis, on ju, selle sama Tekmasega. Mootorratas ilmselt kõige parem BMW stoki mootorratas Endurance'is. Kui keegi oskab head mootorratast ehitada, siis see on see sama MRP.
meeskond samamoodi, spa meeskonna kodurada, kõik oli nagu vormistatud. Esimesed päevad jah, need oli, minu jaoks oli ilmutav see võib-olla mitte kaos, aga lihtsalt selline natuke segadus, aga mida päev edasi, see läks nagu paremaks. Mootorratas läks kiiremaks. Kvalis olime ju kiired. Kvalis Mercadol oli väike käiguaps 6.–5. vahetades, nii et jäi 2 käigu vahele. Siis nagu ütles, ma nüüd ei tea, kas Peeter Õe või Anne Sõrno, aga ta pani igal juhul 200 kivi hunnikusse ja sai haiget. Nii et olid sõrmed sinised, põlv paistes, kõik oli paha üks päev enne 8 tunni võidusõitu. Aga sealt haiglast ta tuli ju jooksis tagasi. Saime veel niimoodi, et ta vahetas kvalifikatsioonirühma ära. Nii et mina olin esimene grupp, on ju. Siis ei, mina olin teine. Vahet ei ole. Ühesõnaga Tati ja Jan vahetasid omavahel kvaligrupid ära, sellepärast, et Tati ei jõudnud muidu haiglast tagasi oma kvalifikatsiooni. Siis tuli otse haiglast tagasi, käis seal Medical Centeris, näitas, et ta on tubli ja terve ja siis läks viimasesse kvalisse ja sõitis ikka veel haigelt kiire aja, et me kvali ära võitsime. Ja no sõit siis oli ka nagu siuke... Ilm oli ka teil jälle seal väga huvitav. Ilm oli ropp, jah. Ilm oli ropp. Räägi ilmast ka, eestlastele meeldib ikka ilmast rääkida. 8 tunni võidusõid just 5 tundi oli paduvihm. Mul olid saapad märjad veel järgmise nädala kolmapäeval. Mina sain selle vahetuse, kus vihm hakkas sadama. Ma sain startida esimest korda Endurance'i start. Kui keegi vaatab järgi seda SPA 8 tunni sõitu ja näeb, et stardis on terve rivi sõitjaid, kes jooksevad üle raja ja siis on üks sinine kiiver paar sammu taga, see olen mina. Sest et ma ei tea. Startisid vale jalaga. Ma startisin täiesti vale jalaga. Jooks ei olnud nii aeglane. Reaktsiooni aeg, ma arvan, et umbes sekundiga puudu. Vaatasin täiesti mingeid livlikaid. Täiesti, ma ei ole mitte kunagi nii halba starti teinud, aga kuidagi ma olin esimeses kurvis BMW tehasest ja Jardist ees. Sest käima meil mootorratas läks, minema me sealt saime. Lõpptulemus ei olnud nii hull, aga jooks oli kohutav. Ja siis minu teises vahetuses minu arust hakkas sadama. Jah. Minu teine vahetus hakkas sadama, siis meie radar ütles, et ei saja väga palju. Et sajab paar ringi siukest peenikest seenevihma. Me olime iga päev tegelikult oli samasugune natuke kuseb ja kõik. Pool kusi ilm olnud ja siis meie radar ütles, et väga ei saja ka. Nii et ma olin veel enne, rääkisin ka meeskonnaga, et kui see on natuke, et kui ilmateade näitab, et tuleb kindel padukas, siis näidake mulle, et on box ready. Aga et kui on siuke 2 vahel, et siis ma proovin üle elada, sest et see kuivab ära jälle 1 ringiga, täpselt nagu Šlaits. Šlaitsis ma olin selle vihmaka otsuse teinud, see nagu ei õnnestunud, et nüüd ma olin kindel, et nüüd on slicki kohta. Ja siis ma sõitsin 2 ringi kauem kui teised slikkidega paduvihmaga. Ootasin, et see jääks järgi. Ja siis sain aru, et see ei jää järgi ja sealt Oružist üles minnes oleks peaaegu kuu peale lennutanud ennast, siis oli nagu, ja näidati ka juba, et box ready. Ja siis tulin boksi, vahetasime rattad ära, boksi peatus läks veel tuksi ka, natuke kuidagi kett jäi vahele kinni. Ja siis läksin pitist välja, pika sirge lõpus spaas, päike särav, rada täiesti kuiv. Mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Et see ei ole nagu, ma olin täiesti veendunud, et ma olin nagu totaalselt tuksi keeranud kogu meie võidusõidu. Aga siis tulin, selle tabloo peal näidati veel, et 10 sekki on vahe ka nagu edu. Muidu enne kui vihma sadamaks, ma olin selle teise kohaga täiesti koos. Aga siis oli hea näidati, et 10 sekki olin eest ära ka veel. Mõtlesin, ei ole võimalik, et küll sealt keegi kohe varsti tuleb, et see on mingi live timingu error on neil, et nad ei saa aru, kes meil praegu juhib tegelikult. Aga siis, mida ring edasi veel vahe kasvas ka. Ja siis selle sama, ma tegin nagu 1,5 vahetust ja siis selle ülemineku vahetuse lõpus
me olime nats üle minuti eest ära. Ehk siis ma sõitsin nagu siis 10 sekundi pealt minuti peale selle vahe või 6, midagi sihukest. Ja põhimõtteliselt seda sama vahet, natuke kasvatasime, aga see oli see, mis meil nagu andis sihukese puhvri võidusõidus on ju. Et see meie mootorratas, kuna me ennustasime, et sihuke ilm tuleb, siis meie seade oli ka nagu vahepeal. Ta ei olnud päris sihuke sprindi mootorratas kuiva ilma jaoks, nii et saad suruda. See stoki klassis on vahepeal ju midagi ei vahetada. Seadet ei vaheta, ainult rehve ja näiteks Wojcik oli Hondaga, neil oli see Poola, kes sõidab Euroopa Moto2, see Milan Pavelic. Tema oli ülikiire, ebareaalselt kiire. Esimene vahetus, kui kuiv oli. Aga siis, kui vihma sadama hakkas, siis ta hakkas 5-6 sekundit ringi peale kaotama. Et see on täpselt nii, et kui sa teed ülijäiga mootorratta, mis on kuivaga ülihea, siis see on natuke... Vihmaga on liiga. Vihmaga on ja paljudel paneb hambad krigisema. Aga siis edasi me läks nagu ludinal. Täiesti standard, selles mõttes võidusõit, keegi ei kukkunud. Tehnilist apsu midagi polnud. Midagi ei olnud. Vahepeal blipper ei töödanud, nii et pidi sinna samma Oruusi minnes pidi andma vahegaasi käega. ja mingi... Lõpuks võitsite ära? Lõpuks võitsime ära, jah. Ainuke tehniline aps oli, et tuuleklaas läks nii räpaseks, et mitte midagi näha ei olnud. No see on okei, endurance. Sõitsid niimoodi pea püsti, vaatasid pika sirge peal, et kus kaugel keegi on. Aga see on siis sinu teine endurance'i võit? Jah, Suzuka 8 tundi eelmine aasta ja nüüd siis Spa 8 tundi. Siis Spaast ma otse lendasin Jaapanisse, seal oli Suzuka 8 tunni test. Ja, oota, millal sa Superbike'i testisid veel? Mostis oli sul üks test ka, kas see oli... See oli enne Ossuslebenit. Enne Ossuslebeni esimest sõitu. Okei. Oli jah, test. Ühesõnaga niimoodi ja siis Suzuka test ja siis tulime tagasi, siis läksime kohe Mosti. Mostist juba rääkisime, siis tulime siia, tegime Porsche festivali ja nüüd me oleme siin ja läheme otse Ossusleben 2 kohe. Aga Mostist me väga pikalt ei rääkinud. Mostis esimese sõidu võitsid võitlusega, teine sõit 3. Jah, ilma võitluseta. Ilma võitluseta kindla peale, punktid koju. Seal jah, ka ju kõik tegelikult õnnestus juba esimesest sessioonist peale oli tegelikult ju kõik okei. Jah, kõik kogu nädalavahetus ülitugev, ülistabiilselt, ülikiire. Kuigi meil ei olnud meie tavapärast SC1-i. Uus SC1, mis oli mingi spetsiaalselt tehtud siis selle raja jaoks, kuna see rada on hästi abrasiivse asfaldiga ja pikad kiired kurvid, et eelnevatel aastatel on olnud SC1-iga probleemi, kus siis tulevad augud sisse, rehvile viskavad siuksed mullid ülesse ja see rehv ei kesta nagu hästi lõpuni ära, sest eelmine aasta ju võitlesid ka esikoha peale ja eelviimases kurvis viskasid lenksult sinna kruusa sisse, kuna sa pidid vasakut poolt enam rehvil ei olnud, olid augud sees ja paremal oli juba esirehv oli juba otsa saanud, et siis läks veits kehvasti, aga jah, et see aasta seda SX-i polnud, pidime selle spetsiaalrehviga sõitma, mis oli tegelikult üllatavalt hea. Mis oli üllatavalt hea ja mis oli üllatavalt hea ka konkurentidele, sest et tegelikult Ducati küll põletas ära, aga Honda ei ole nii hästi lõpuni välja saanud. Et Alt oli tegelikult esimeses sõidus eriti üllatavalt tugev, eriti sõidu lõpus. Et ma olin nagu Tulovitšiga arvestanud, aga Aldiga ma arvestanud ei olnud. See oli jälle see koht, kus ma seda bitboardi ei uskunud siis, kui see nulli näitas mul selja taha. Aga oli ka. Oli ka, ma nägin, kui ma järgi vaatasin. Kuulsid lõrinat. Siis oli jah. Ja see viimane ring oli jah siuke, mis kui ma peaksin C5 oma elust ühe viimase ringi panema, siis see oleks ilmselt see õnnestus hästi. Räägime võib-olla selle ka, mis meil juhtus seal kvalifikatsioonis. See on ka üks siuke lõbus lugu, mis mina tahaks igal juhul selle ära rääkida, sest et
et see oli jälle üks koht, kus meie oma tavapärast protseduuri muutsime. Meie sõidame kvalifikatsioone alati nii, et me kasutame ainult ühe rehvi seal ära, alati. Teised üldiselt kasutavad 2. Et jätavad siis selle teise rehvi tagavara rehviks endale pühapäevaks, aga meie oleme alati säästnud seda, et meil oleks 2 uut rehvi, siis tähendab võistluseks 2 uut ja 1 oleks siis varurehv oleks ka uus. Ja sellel korral me siis muutsime seda protseduuri ja läksime ka 2 rehvi peale välja. Läksime kohe esimesena, proovisime ka peale minna kvalifikatsiooni ja siis Alt tegi niisugust väikest paha mängu. No ma ei tea, kui paha see oli, see tal enda arust ei olnud nii paha. Ta jah proovis, tema läks välja vana rehviga ja surus täpselt nii palju, et mööda ei saaks. Ja täpselt nii palju, et ette jääks nagu. Nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Et siis vähemalt 2 või 3 sõit ja esimese rehvi keeras tuksi sellega, et sa ei saanud seda magusat osa ära kasutada. Ja, noh, ise oleks võinud ka targem olla kindlasti. Et see, võib-olla see vahe, mis ma jätsin temaga ei olnud piisav, aga ta mängis ja lolli ja ise oli veel suht uhke ka selle üle. Eesti mehed ei osanud talle muud öelda, kui et ta on ainuke, kes selle tundega magama peab, et ta ei peagi selgitama meile väga palju seda, mis ta tegi ja miks ta tegi, et meie nagu und ei kaotu sellest ja lõpuks startisime ikka tema eest. Aga see siuke armastuse leek oli juba põlema puhutud seal laupäeval, nii et see võistluspäevase esimene võitlus, siis see oli ka näha ikkagi, kui sõit läbi sai, siis Alt jooksis kohe oma selle tiimipealiku juurde ja tema tahtis protestida hirmsasti, aga ta ei suutnud ära otsustada, mida ta täpselt protestida tahaks. Kus see vale koht oli tema jaoks? Vale koht oli ja kõik need olukorrad, millest ta rääkis, nagu siis minu jaoks need nagu olid täpselt vastupidi. Et see, kus ta ütles, et mina tegin midagi ohtlikku, siis minu arust oli temal suhteliselt siuke no piiri peal, aga ei ole nagu vinguda, sellepärast, et kõik lõppes hästi. Et see viimase ringi esimene kurv näiteks, ma ei saa midagi öelda, ma oleks ise täpselt sama asja teinud, kui ma oleks tema olnud. Ma oleks ka, kui ma olen kõrval juba sees, siis ma oleks triivinud ka niimoodi koos temaga välja äärekivi peale, nii nagu tema tegi. Mina panin lenksu otsaga vastu tema põlve ja siis suutsin väljast hoida nagu kõrval, aga ma ise oleks täpselt sama asja teinud. Aga see eelviimane kurv näiteks, tema esimene asi, mis ta Park Fermees mulle ütles, oli see, et ma panin talle niimoodi vastu külge, et tal ei peaaegu lenksu käest ära nagu. Konder katki, ühtegi katkist detaili ei olnud. Kui mina telekast nüüd vaatasin, siis oli meil 2 või 3 meetrit vahet. See ei olnud isegi lähedal kontaktile nagu. Aga eks see tead, pettumus oli ilmselt suur. Emotsioonid olid kõik piirajas. Kui siukseid võidusõite saaks veel see aasta teha, oleks päris äge. Publikul oli see väga äge, kes vaatasid telepildist kodus, et siis tuli ikka väga palju sõnumeid, et mis sõit see nüüd oli, et see nagu meeldis kõigile, nii et kes veel näinud ei ole, siis soovitan järgi vaadata idm.ee ja sealt te saate siis võtta selle sõidu ja seda sõitu siis järgi vaadata, et YouTube'is on need sõidud üleval, aga sealt siis link viitab sinna, et kindlasti väga ägedad sõidud, et tasub järgi vaadata. Jaa, see oli pull jah. Siis nüüd me oleme, arvan, minu asjadega on nagu kõik, me oleme kõvasti oleme teinud. Lastega oled käinud? Lastega, jah. Saksa minipaigis on jälle üks Eesti poiss, kes sõidab number 38-ga. Herman Mihkelson, Sander Vahtramäe ja Kristjan Liiv. 3 sõitjaga käime seal ja kahjuks Kristjan esimesel etapil ei saanud osaleda, olime ainult Sandri ja Hermaniga. Võistlus toimus siis Vasbergi rajal, mis on siis Saksa sõjaväe lennubaasi territooriumil, et juba kõik see sinna sisse saamine, kogu see asi oli päris huvitav. Et
pidi registreerima, siis sisse sõites ühel hetkel avastasid, et oledki sõjaväe territooriumil ja mingisuguse lennuangaari kõrval, kus mehed putitavad hävituslennukeid, siis tahtis pea niimoodi ümber keerata, et oota, jääme seisma, siis mõtlesin, kurat, äkki ei julge, pärast on paha lugu, kui seisma jääd. Aga rada iseenesest oli selline vana, aga väga tehniline. Ja esimene päev oli meil ka, ilmaga oli suht halvasti, vihma sadas, külm ja paha, vihmarehvidega sõit, uut rada õppida, esimene ring peale minnes, esimene kurv, Herman kohe käpuli, sai püsti, lõi käima, edasi teine kurv kohe pikali, ühe ringi jooksul 2 korda külili ja siis nad said aru, et see on päris libe rada, kuna seal jah. Kardikummi on palju? Kas kardi või seal oli ka õietolmu oli ja kõike niisugust mingit jama, võib-olla ka seda lennuki kütust, vaata, sama nagu see mingisugune jama jääb nagu maha sinna, et nii nagu Aravetel on see sügisel on lehed alati sinna taha sirgele minnes. Et siis seal oli jah, selline õietolmuvärk, et mina Fasbergis olen käeluu katki kukkunud näiteks. Emaga 2 olin kunagi ja selles esimeses kurvis kohe peale starti. Et jah, sõit selles mõttes oli äge, nad kogu aeg läksid kiiremaks ja kiiremaks. Kvalifikatsioonis olid 8 ja 9 äkki või 7 või 8, ma nüüd täpselt tulemust ei mäleta enam peast. Enam-vähem keskel, aga enam-vähem keskel kogu aeg, jah. 15 midagi sügust. Et esimene start oli siuke okei, nad sõitsid samadel kohtadel lõpuni välja. Teine start oli ülihea, panid 4. ja 5. minema. Nii palju veel lisaks öeldes, et see võistlustempo oli neil selline, et oleks siuke 0,2, 0,3 ringile kiirem olnud, oleks juba täitsa seal pundis 3. koha peale võidelnud, et hoog ei olnud tegelikult paha, arvestades täiesti uus rada, et siin nad olid ikkagi seal lähedal. Ja teine sõit oli sellist tehnilist ebaõnne, kus siis Sandril läks käigukast katki ja Hermanil hakkas sidur libisema, nii et nad kuidagi venitasid selle teise sõidu lõpuni, mõlemal olid silmad olid kurvad ja laiutasid käsi, et mitte midagi teha ei saanud, mootorratas ei läinud edasi, et juhtub ka sellist asja, aga kogemuse mõttes oli väga hea. Sohvale on selle minipaigi sõidu teinud ikka täiesti nagu päris võidusõiduks. Tööd on ikka palju jah selle mootorrattaga, et kui võrrelda nüüd siis Honda NSF 100-ga, siis NSF 100-le pane bensu ja selle unustad ka vahepeal ära, sest ta ei võta ka bensu väga palju, aga aastas korra, suve jooksul korra paned paagi täis. Aga Ovalel on jah see, et ikkagi hooaja jooksul mõne mootori pead vahetama ja mingit tehnilist jama on veel, et see käib selle asja juurde kahjuks, aga praegu on standard selline, peab sõitma igal pool kogu maailmas selle sama mootorrattaga. Kõik teevad seda ja ainukene MM-i sari, mis ongi Ovaledele, et siis muud kohta ei ole, kus sõita, et peame selle üle elama lihtsalt ja oleme nende tehniliste viparistega juba harjunud, et teine sõit oli siis Mülsenis, väga äge rada. Saksenringi lähedal. Rada, kus jällegi treenida saab, see eelmine rada Fasberg oli selline, kus treenida ei saa, siis seal me kartsime, et meil seis on kehvem natukene, aga treeningpäev oli kuivaga ja väga sarnaseid elemente, nagu on meil Aravetel, Raplas, et tegelikult kutid said väga ruttu selle raja selgeks ja sõitsid täiesti okei aegu, et võistluspäeval siis 6 ja 8 olid siis kvalifikatsiooni ajad, Tristan oli finaalis sees, oli 14. Et esimene sõit lõppeski samamoodi, aga vahed olid juba palju väiksemad, et vahed olid juba sellised, et 0,5 sekundi sees oli 3. koht kuni 9. koht, et vahed olid väiksed. Teine sõit ei olnud nii hästi. Sander pani ühe sõitega küljed kokku, kus oli selline massi kukkumine siis. Nii et Sandri käes sõitis ka üks sõite üle ja siis tema rohkem starti ei läinud, kuna kahtlustasime, et äkki on mõni luu katki või midagi, et siis
ei hakanud riskima, et siis Herman ja Kristjan tegid ilusti sõidud ära, tõid punktid koju, aga Hermanil oli ka mingi tehniline jama. Esimeses sõidus Hermanil õigus. Viimasel ringil, eelviimases kurvis mootor käis pauguga kotti, nii et üks võidusõitja sõitis veel talle otsa, aga Herman jäi püsti ilusti, aga kahjuks jah, finiši joont ei ületanud, et siis vahetasime mootorit seal 2 sõidu vahel niimoodi, et tööriistu lendas ja jupp lendas, aega oli vähe. Ja Roppe sõnu kindlasti. Roppe sõnu lendas ja Hiina oli paha. aga saime täpselt vahetatud ja jäi 15 minutit ülegi aega, et sai rahulikult minna käed ära pesta ja valmistuda siis uueks stardiks. Aga sari iseenesest on väga äge, hästi korraldatud, palju sõitjaid, väga kiired sõitjaid, et 2 sõidu peale, mis juba tehtud on, siis Rapla kardirajal on ringi aeg paranenud 1,5 sekundit. Et see on ikkagi päris suur samm. Nagu see on ainuke asi, mis nagu tegelikult õpetab, on kiiremate sõitjatega koos sõita. Et kui sa üksi seal sõidad kiiresti, siis tundubki, et ta ongi kiire, aga kui sinust on 6 või 7 meest veel kiiremad, nagu siis saad aru, et pead ikka rohkem pingutama ja nüüd selle sama tundega siin Eestis sõites, siis liiguvadki, ma ütlen, vahepeal on isegi endal natuke hirmus vaadata, mis hooga kurvi minnakse, et sügad veits peal, mõtled, on normaalne, pange kiiremini. Siis kui meie Saksa läksime kunagi, siis minul oli ju palju vähem põhja all kui neil on ju. Mina alustasin ikkagi täiesti kaugelt, sügavalt finaalist ja siis 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 4 aasta jooksul jõudsin sinna kohta, kus ma olin Saksa sees otsas on ju. 3. aastal küsisin poodiumit ja 2 sõitu võitsin. Aga esimesed 2 aastat ikkagi rapsisid täiesti seal, nii et saaks A-finaali ja saaks tead juba 10 sees ja siis juba 7 sees äkki ja siis juba äkki 5 sees ja see konkurents on ja see, mis nagu õpetab ja arendab ainuke asi, et seda ei ole võimalik, sul ei ole võimalik seda seletada suure mootoritega ei ole võimalik seda näidata, väiksega me enam neile ammu vastu ei saa. Pole lootustki, jah. Ovalega ma olin ikkagi sekundi aeglasem käinas. See konkurents õpetab, jah. Sinna on vaja minna ja seda konkurentsi kunstiliselt tekitada on, ma arvan, et võimatu. Või siis meil peab jah, vähemalt minema veel mingi 10 aastat mööda, kui me, aga tänase majandusolukorra ja kõikide muu mõttes on ikkagi lihtsam ja mõistlikum väljas käia. Aga jah, et väiksed on tublid. Täna just tulime viimasest trennist. Praegu me pakime oma kaubikuid. Mini-GP kaubik sai pakitud. Homme hommikul stardime Saksa poole. Mini-GP mehed lähevad oma etappi sõitma, musta bussiga lähevad sõitma, me lähme valge bussiga, lähme Osserslebenisse, et nüüd jah, kahjuks etapid kattuvad, aga ma loodan, et väiksed mehed elavad üle enda sõidu ja tulevad meie sõitu vaatama, nii et neil on ka lõbus ja tore näha ikkagi, kuidas meie töö käib ja näevad ikkagi seda köögi poolt ka. Valge kaubikuga me peame minema, sest meie kaubikuga, standardkaubikuga juhtus õnnetus Poolas. Kui me tulime Mostist tagasi, hommikul vara, meil oli eesmärk siis Lotsist jõuda enne tipptundi Varssavist läbi. Ma veel ütlen ära, Mosti sõidult koju tulles oli hirmus koduigatsus, jaanideks oli vaja koju jõuda. Marko ütles, et tema võib sõita õhtul kas või kella 4 öösel. Ja siis, et hommikul enne tipptundi Varssavist läbi saada, võib ta alustada kas või kell 5 hommikul, aga öösel ta sõita ei taha. Nii et kui keegi Markoga reisima läheb, siis tal on siuke tunnine aken 4 ja 5 vahel, kus ta ei taha sõita, vaid mitte midagi ta ei taha teha. Tal on 4-5 on puhkus, aga õhtul 4 hommikul 5 on täiesti, see on timm, see on okei. Aga siis Varssavist saime enne tipptundi läbi täpselt.
ja siis peale seda Varssavit mõtlesin, okei, lähme teeme ühe hommikusöögi ja parkisime bussi tanklas ära ja siis vaatasime, et okei, tanklast süüa ei saa, et lähme McDonaldsisse, kuna McDonalds oli seal kõrval, jalutame sinnapoole, siis jäime korraks seisma, kas me jätame bussi sinna või lähme autoga, siis seal arutluse käigus Hannes vaatab sinna auto poole ja ütleb, et kuule, see rekka ju sõidab talle otsa. Ma nägin mingit tagurdust tulda. Ja kõik tardusid ja jäid vaatama seda olukorda ja siis käiski lihtsalt pauk ära meie endi silmi. 4 meest vaatasid umbes 50 meetri kauguselt, kuidas sprinteri kapott tõusis järjest kõrgemale ja kõrgemale lihtsalt. Vana rallimees hüppas jalgupidi kapoti peale, et nurgad maha saada ja mina panin ühe koormarihma, Sander pani teise koormarihma, et kapott klaasi ei tuleks. Mina teipisin tuled ära kapoti vahelt, et tuul sisse ei tuleks. Aerokiti ja Poola rekkamees lihtsalt ropendas terve saagi. Kurva iga asja peale. Ja. Kõik poolakeelsed roppused, mis üldse maailmas on, need tulid ära. Ja siis, kui mees oli kõik poolakeelsed roppused ära öelnud, siis hüppas kõrvalt välja see mammi, kes täpselt samad roppused, täpselt samamoodi järgi veel. Väga ilusas Poola. Me kutsume politsei, nüüd politsei tuleb, paneb asja paika. Tuli politsei kohale ja siis selgitas selle rekkamehele, et sa oled ise loll. Poola politsei oma punnis näo ja nokamütsiga selgitas väga armsalt Poola rekkamehele, kuidas tema kaassõitja peab kabiinist välja hüppama ja näitama, kui kaugele talutada võib. Mammi seisis silmad maas lihtsalt. See oli üks veider seik kell 6.50 hommikul natuke peale poolteist tundi kaotasime oma elust. Aga ikka olime normaalsel ajal kodus, saime asjad lahti pakitud. Kõik said jaanidele minna. Pärnus surusime kätt ja ütlesime, et kurb, et peab ära minema, oleks võinud veel paar sõna juttu rääkida. Ja siis läks igaüks oma jaane pidama. Ja nüüd me lähme Nüüd lähme oma uut seiklust tegema. Uut kuritelu sooritama. Kadunud on veel tagavara ratas. Peame üles leidma enne, kui lähme. Aga maailmas on veel palju asju toimunud, et meie asjad on nüüd räägitud. Meil on World Superbike'is toimunud võistluseid, meil on MotoGP's väga palju võistluseid toimunud. MotoGP's on igasuguseid kuulujutte tekkinud, on igasuguseid päris jutte tekkinud. World Superbike'is on kuulujutte olnud, on päris jutte olnud, mis on ka kindel on, et Toprak läheb ära. Toprak enam BMW's ei ole, läheb järgmisest aastast siis Yamahas Parmaki MotoGP tiimi, ta saab lõpuks siis MotoGP'sse, millest on unistanud väga kaua. Mis sa arvad, kuidas ta seal hakkama saab? Kahtepidi, osad arvavad, et saab, osad ütlevad, et ei saa. Ma arvan, et on tubli, aga ta ei võida esimene aasta. Ma arvan, et Micheliniga tänapäeva GP-ratastega on tal keeruline, aga ma arvan, et ta on piisavalt hea sõitja ja piisavalt tark ja ta suudab nagu harjuda sellega ja ta suudab 10 sisse ta ikka pääseb, ma arvan. Isegi Yamahaga. Sest Yamaha paneb ka ju tõusuteel praegu. Et ma arvan, et see ei ole täielik katastroof, aga ma arvan, et võita võib olla väga raske, eriti praegu, kus on Marquez on selles vormis, kus ta on. Mulle teeb jälle väga head meel see, et Phil Morran läheb temaga... Phil Morran vist läheb kaasa. Kuigi mingit ametlikku kinnitust ei ole, sellest räägitakse, et ta läheb kaasa siis Topraki võistlusinsener, kes ta ka praegu BMW's on, kes ta ka oli koos Yamahas, et see võib talle teha elu päris palju lihtsamaks. Ja Philil on ka ju tegelikult MotoGP kogemus olemas. Aga siis 2027 ma arvan, et ta võib olla väga tugev. Tuleb Pirelli ref. Ja, Pirelli tuleb GP'sse ja mootorrattad lähevad väiksemaks. Jõudu peaks minema justkui vähemaks, mis võiks tähendada seda, et pidurdused ja sisse minekud võiks minna nagu olulisemaks natuke. Et see, mis Topraki kõige suurem eelis või kõige suurem trump on. Et see on üks suur asi. Võistlused on ka toimunud World Superbike'is, punktivahe kolleegaga on vähenema hakanud. On vähenema hakanud, jah. Ta on ikkagi, Misanos oli väga tugev. Jah, Bassani aitas natuke kaasa sellele esimeses kurvis.
tegelikult on nagu tüübil on võidujänu on nagu tagasi, et vahepeal hooaja alguses tal oli mott nagu suht maas. Toprakil siis? Toprakil jah, et eriti peale Asseni etappi, kus tal läks nagu ikka väga kehvasti, nii et ta isegi poodiumi peale ei saanud. Sprindi küll võitis või selle kvalisõidu. Vihmaga. Jah, aga pikad sõidud läksid tal suht aia taha. Vahepeal neil oli ka Most. Mostis oli jälle ta tugev, sõitsid selle sama refiga, millega meie sõitsime. Mostis Toprak ise oli ülitugev, sõidud olid ülikiired, teise sõidu siis kuidagi viimasest kurvist väljumise Pulega oli natuke mäkerdas ja maha, see Toprak ise tegi natuke ja Pulega on ja ülitugev, et see on Ducati, kiirest kurvist väljumine on Ducatil nii tugev, et sellele vastu saada ükskõik mis mootorrattaga on ülikeeruline. Aga mis mulle tundus, ma nüüd täiesti telekast kõrvalt vaatajana, mul mingit infot ei ole, aga mulle tundus, et BMW on leidnud midagi Misanoks. Sellepärast, et Misanos nägi mootorratas üli palju parem välja, kui ta nägi välja Mostis või Assenis või kus iganes enne Portimao. Et see Misanos Toprak tundus nagu ta on see hoog, millega ta selle kiire kurvi läbi sõitis, see oli ikka ebareaalne, kuidas superbike'iga põhjagaasiga sõita, Misano tagumine kiire kurv läbi, see on ikka päris, peab olema mune, et seda teha nagu. Ja see minul ei õnnestunud. Mina käisin superbike'i testis, isegi kogu elektroonikaga, mina seda niimoodi ei usalda, et see lihtsalt pikali maha keerata. Aga ja isegi kõik need näiteks esimene, teine kurv, kiired šikaanid, kiired ümberistumised, mis muidu oli Toprakil nagu siuke, ta ei olnud nagu kindel eelnevad etapid, siis Misanost oli ülitugev nendes ja kiire kurvi pidamise nad olid ka kuidagi leidnud uuesti. Et Assen ja Portimao minu arust eriti näitasid, kus Portimao viimane kurv ja Asseni siis eelviimane kiire vasak või mõlemad Toprakil üli aeglased, et lihtsalt ta ei saa mootorratast keerama ja aeglase ta teeb oma pidurdusega ükskõik mis mootorrattaga, sa võid anda talle siit garaažist, ma ei tea, millise sa tahad. Ja ta teeb selle täpselt sama kiiresti. Aga kiiret kurvi peab mootorratas kaasa aitama ja see oli Toprakil aasta alguses puudu. Aga ma loodan ja mulle tundus, et Misanos nad leidsid midagi. Eks see edasi etapid näitavad ära nüüd, kuidas läheb, et kui ta on sama tugev edasi ja tore oleks näha muidugi, et ta tiitliga läheb minema sealt World Superbike'ist. Ja et see ikkagi see tiitel selguks viimasel etapil, et siis on vähemalt põnevust lõpuni välja. Ja meil on läbi, saame vaatama minna. Kes Topraki asemele tuleb? Ei kujuta isegi ette. Mul ei ole veel kõnet tulnud igal juhul. Ma ei tea, mille taga on. Et Topraki asemel jah, ei kujuta ette ja see sõitjate liikumine, ma arvan, see hakkab hooaja teises poolest siis, et kui see võib-olla suvepaus on läbi, et äkki siis hakkab selguma midagi, et ma ei tea, äkki tuuakse Parmakist Miller tuuakse asemele siis sinna BMW-sse, et ei teagi, kes üldse Parmakist minema läheb. Ei tea, ma millegi pärast arvan, et Oliveira. Ma arvan ka pigem Oliveira, sest et Miller on ikkagi pika ajalooga seal Parmakis ja ta on tugevam ka see aasta olnud, et aga jah, kes World Superbike'i liikumised, need veel on väga toores. Kui Miller Superbike'i tuleb, siis mina näeksin teda kõige rohkem Ducatis. Sest ta on Ducatiga olnud, läksid nagu sõbralikult lahku, kui Bastianini tuli, on ju. Ja see oleks tal nagu loogiline samm Superbike'i poole. Aga suht segane on, ei ole väga palju kindel ja ei BMW-s, ei Jamus nüüd Locatelli on, aga Jonathan ei ole kindel. Bautista läheb Ducatist minema. Kas ta üldse jätkab? Superbike on segane. GPs Jorge Martin, mitte Jorge Martin isegi, aga Jorge Martini manager keerutab normaalselt sodi ülesse põhja. Väga normaalselt vaatad
MotoGP mingit trenni või kvali või sõitu, siis on järjest tulevad uudised, kuidas Albert Valera ütleb, et Jorge Martinil on kõik käed vabad teha, mis ta tahab, tal ei ole ühtegi lepingut järgmiseks aastaks, siis ütleb Aprilia mees, et Jorge Martin on Aprilia sõita järgmine aasta. Pead tööle tulema. ja. Et see on jah päris karm nagu selles mõttes, et nagu ise nagu sõitja, nagu sa oled siukse sita nagu üles tõmmanud ja siis pead nüüd minema sinna tiimi ja nendele tiimimeestele otsa vaatama, et noh, andke mulle siis see pill, ma lähen siis teen midagi. Ma arvan, et ta olen nõus päris palju maksma, et need järgmised arstlikud kontrollid ka oleks nii, et ta veel ei tohi sõita. Et see võib olla täitsa, et ta venitab. Nagu ma ei imestaks, kui ta ühtegi sõitu see aasta ei sõida rohkem. Et see on nagu väga sellist nägu nagu see kogu pilt seal. See on nii mõru kuidagi ja nii... Ma ei saa aru tegelikult. Mis ta probleem nagu on? No, peab olema inimsuhete teema, muud ei saa seal olla. Sest et Paseki on leidnud midagi, Paseki on nüüd viimane nädalavahetus Assenis oli poodiumimees. See on, Twitteris on siuke kasutaja nagu Sofa Racer, kes paneb väga naljakaid tweete MotoGP-st. Siis iga kord, kui Pasekil on hea nädalavahetus, siis ta ütleb, et see Paseki rikub normaalselt need Jorge Martini kõik plaanid ära. Iga kord, kui Paseki poodiumil on, siis Jorge Martini manager tõmbab jälle mõned juuksekarad välja peast. Sest jah, Aprilia ei ole nii vilets. Ma arvan, et kui Jorge Martin oleks terve, siis ta oleks ka seal ees otsas. Aga kuidagi midagi on sealt mingi must kass on vahet läbi jooksnud. Ma ei imesta, kui seal üldse ongi manageride vaheline asi ja need mehed on omavahel kuidagi... Sest see sama manager on ju Acosta manager ka ja see augub Acosta ja KTM-i seal vahel nagu täpselt samamoodi. Et põnev. Aga Pecco Bagnaia... Vahepeal sai juba peaaegu korda. Pani lihtsalt natukene suuremad pidurikettad. 10 mm suurema läbimõõduga pidurikettad ja oli Aragonis juba kõik korras. Ja siis läksid Mugellosse ja Mugellos ei saanud neid suuri kettaid soojaks. Ja jälle mootorratturi habemest tagasi, nagu on see anekdoot. Aga on ikka raske meeskonnakaaslane ka. Ta ikkagi mängib nagu selles mõttes, ta oskab mängida inimesed enda pilli järgi. Enda poole. Nagu, enda poole, just. Ja. Et tal on see nagu väga selge nagu plaan, mis ta teeb, kuidas ta sinna läheb, mis ta nagu teeb, et ta on väga tark sõita selles mõttes, pole midagi öelda, et ta on seda näidanud, juhib punktidega väga pikalt, et endiselt ma veel ei tahaks talle tiitlit. Ei, see on nii pikk hooaeg, see on nii palju sõita. Tal ikkagi tuleb ka vigu sisse ja annaks, ma ei tea, loodan, et ta ennast ära ei lõhu. Hooaeg on nii pikk ja nii palju sõite, nii palju võimalusi ennast endale haiget teha, et see ei vara. Tiitlit on vara anda, aga ta on tugev. Ja Pecco ilmselt ei sõida väga palju viletsamini kui eelmine aasta. Ta ei ole väga palju aeglasem, mootorratas ei ole viletsam. Lihtsalt on üks mees, kes sama mootorrattaga sõidab kiiremini kui tema. Natukene on tuju läinud ja sel tasemel on väga vähe, sest sõltub. Ja nii kui on tuju läinud, siis sellest juba võib olla seal mõni 10 kinni. Nagu, et. Seal on nii palju rääkimist, kas see on 2025 mootorratas, kas see on 24 mootorratas. Õnneks seda nüüd aina vähemaks jäänud. Aga lõpuks on nagu tehase meeskonnal on kõik võimalused anda see mootorratas selline, nagu vaja on. Kui on vaja, teeme 24. Et see on jah, üliraske situatsioon Bagnaial. Ei ole lihtsalt lahendust. Aga minu arust ta nagu, ta näitab oma klassi sellega, kuidas ta sellega praegu toime tuleb. Et ta ei pritsi tatti, ta võiks olla ka Jorge Martin praegu on ju. Ja sülitada kõigi suunas, Ducati suunas, Marquezide suunas. Vaadata ka Yamaha poole, Honda poole, mis iganes. Öelda, et Ducati on jobu, nad ei anna mulle sama mootorratast, aga Bagnaia nagu pingutab, vaikselt teeb oma asja. Ma arvan, et mulle nagu väga meeldib. Ta isegi kui tal
nagu välja ei tule praegu, siis mulle meeldib, kuidas ta seda vastu võtab ja kuidas sellega tegeleb. Ta näitab nagu niisugust klassi. Teised mehed on veel ka tegelikult päris hästi pannud, et meie, kellest me siin ka eelnevates podcastis rääkinud oleme, kelle peale me oleme ka panust pannud, Sarko. Sarko on võitnud ühe etapi, ta on ühel etapil olnud teine, et toonud siis poodiumid mitte teha see Honda tiimina. Minul on üks Prantsuse sõber, kes pani enne Le Mansi võidusõitu, oli laupäeva õhtul, oli peol enne Le Mansi sõitu. Ja ta on nii raju Prantsuse mees, et tema pani 150 eurot Sarko peale. Võitis 5000 eurot. Ta on Prantsusmaa rahvuskangelane ikka täiesti. Ja tema on ka üks siuke mees, kes lihtsalt ajab vaikselt oma asja. Ilma mingi kärata. Ükskord tal oli see KTM-ist pidi ära minema, sest tal üldse ei meeldinud seal olla. Aga nüüd Hondas ajab oma asja. Olin Suzukast aga koos testis. Esimest korda elus oli mul selline võimalus, et suhteliselt võrdsete mootorratastega läksime koos välja, sõitsin 5 ringi ta taga nii kaua, kui punane lipp tuli. Ei teinud midagi teistmoodi? Ei, lihtsalt kiire, tubli, hea, kõik on hästi nagu. Aga Suzukas jah, ma sõidan tema vastu jälle see aasta. Ja nüüd oled jah, siis selle samas klassis jah. Ja hea võimalusega nendega võidelda. Ma ei kujuta ette, kui me HRC-le kuidagi Suzukas vastu saame, siis see on mingi suur ime. Et see ei ole mitte sellepärast, et me teeks viletsat tööd, aga HRC panustab Suzuka 8 tunni sõitu sama palju kui kogu GP projekt, ma arvan, et see ära võita. Aga kas Marini saab selleks ajaks korda, kas ta üldse tuleb sõitma? Marini tuleb. Kindel juba? Lecona. Okay. Lecona, Sarko ja Takahashi. Ja jamutehases on Miller, Locatelli ja Nagasuga. Et mõlemad Jaapani tehase meeskonnad on tugevad. Jah. Aga testis oli kiirem kui... Testis me olime Jaapani meeskonnaga kiiremad kui BMW tehase meeskond. Testis me olime kiired, jah. Aga eks me näeme seda võistlust nädalal. MotoGP-st on sul ka mingid... Michelinist veel rääkides. Rääkisin ka meie ühise sõbraga. Siis ütles ka, et kuna Michelin hakkab MotoGP-st lahkuma, siis vaikselt hakkab tekkima sinna ka neid rehve, mis... on kuskil riiulis juba käinud, on juba sooja saanud mõned korrad ja need on siis sellised mustad jokkerid, mis ilmselt seal vaikselt seal pädakiga ringi liikuma hakkavad. Et järgnevad etappe on põnev vaadata, kui mõni väga kiire mees järsku võib olla väga aeglane. Et siukseid asju võib seal juhtuma hakata. Kas 2006, mina nüüd olin 8-aastane, mäletad, Valentino Rossi pani kõhuli Valencias? Nicky Hayden võitis tiitli. Ja siis oli ka lugu. Ma ei mäleta, kas siis ta sõitis Micheliniga. Siis oli Bridgestone ei olnud või? Ei, siis oli erinevad rehvid. Ja siis oli ka nii, et igal juhul Valentino mingit rehvitootjat süüdistas selles, et ta kõhuli pani. Ütles, et ta sai viletsa partii rehvi. Et Bridgestone lõpuga oli sama asi, tegelikult seal ka liikus need samu rehve, mis olid... kuskil Aasiasse reisinud, olid siis konteineri ülemises osas olnud ja rehvid olid siis seal konteineris saanud nii palju kuuma, et väidetavalt neil olid konteinerites olnud ka termomeetrid sees, mis salvestasid ja konteineri ülemine ots oli siuke 80-90 kraadi juures, et siis need olid juba sõiduvalmis rehvid olid seal konteineris. Ja siis lõpuks neid ka sattus kellegile niimoodi kogemata alla lihtsalt, et on vaja ladu tühjaks saada. Erilised S1 meile mosti, ma arvan, et see ladu oli vaja tühjaks saada. Superbike'i jaoks tehti kõva kogus ja... Ei vaja nendest lahti saada. Müüa neid ei saa. Aga see, et World Superbike üldse Michelini peale läheb, see oli minu jaoks väga suur üllatus. Pull. Täpselt vahetavad GP ja Superbike. Pirellil ma kuulsin, pidi olema plaan, et teisel aastal 8,5-stega nad tahavad olla kiiremad kui Michelin.
eks nad tahavad teha siukse refi, et nad oleks kiiremad kui Michelin. Et see sõda, esimesed aastad, ma arvan, mõlemad refitootjad pingutavad. Et Michelin tahab olla World Superbike'is kiirem kui Pirelli ja vastupidi, et tundub päris põnev. Michelin on mul veel puudu. Bridgestone'iga sa oled sõitnud? Bridgestone'iga ma sõidan Jaapanis ja Euroopas, Endurance'i Superbike'iga. Dunlopiga sõitsin Stocki, Pirelliga sõidan IDM-i. Kui saaks veel kuskil Michelini proovida, see oleks veel puudu. Kormorani ka? Kormoran, Kaarumid. Ma ei teagi, kuidas tundub, meil on GP-st, on sul veel äkki GP-st midagi sihukest jäänud silma vahepeal, mis toimunud on World Superbike'ist? Ega vist seal on nii palju toimunud, et... Meil oli, ma ei ole rääkinud ka, et Eestis toimus üks Eesti meistrivõistluste etappringrajas, kus... jaa, see on ju sinu Superbike'i võit oli see peaaegu. Et meil oli väga äge võistlus, mis siinsamas Porsche ringil toimus. Vihur motospordi jaoks oli see väga hea, kus poodiumid tuli näiteks 300-stes etapivõit Eesti meistrivõistluste arvestuses. 600-stes oli terve poodium, ehk siis Hugo, Celine, Andre. B600 võitis Anno Hansson ja Superbike'i klassis siis Silvester Sarapik tegi elusõidu oma elu esimese Superbike'i stardi ja võitis selle ära, nii et madistasid siis tiimikaaslase Mait Vesteliga sõidu alguses sõidu lõpuni ja lõpuks siis Silvester jäi peale, et oli pealtvaatajatel oli väga äge show ja sõit oli vinge, mina siin kohal ei saanud olla kahjuks. Et jah, meie sõitjad olid tegelikult tublid ja tegid häid tulemusi, et see oligi Spaaga samal nädalavahetusel. See oli jah, õigus, Spa oli selle samal nädalavahetusel, mitte mini-GP. Nädalaid on liiga vähe. Praegu on järjest läinud niimoodi, et jälle tuled koju, saad 3 päeva kodus olla, paned jälle edasi niimoodi, et kotti lahti ei paki, ainult pesed pesu vahepeal ja muruma niitnud ei ole kordagi, kodus on heinamaa. Ja ma mõtlesingi, et äkki see aasta ei niidakski muru, mis halba ikka juhtuda saab. Mina olen nii vaene, mul ei olegi muru. Aga ega august ei ole enam kaugel. Me peame varsti minema põllutöid tegema Maidu juurde. Õige jah. Mina plaanisin kartuli maha panna see aasta, aga ma jõudsin teha ühest muruplatsist ühe küntud ala, mis näeb nüüd väga kole välja ja kartulit seal sees ei ole. Nii et mul see kartuliprojekt läks ka täiesti tuksi. Ja mina see aasta ei pannud ei salatit, ei tomateid, ei maasikaid ei pannud ka kasvama, sest et lihtsalt ei ole aega kodus olla, et neid kasta ja nendega tegeleda. Nii et see aasta pean lootma ainult. Peame Maidu peale lootma. Äkki talvekartulit Mait aitad välja ikka oma varudest. Aga mis siis ikka, tõmbame otsad kokku. Sellel kuul siis teeme ühe saate veel. Räägime siis peale Oscherslebennit juttu. Ja vaatame, kas teeme jälle kahekesi või võtame mõne külalise kampa. Et igal juhul praegu oli jah, nii palju infot oli edastada. Et hoidke siis meie tegemistel silma peal Instagramis, YouTube'is saate siis podcasti vaadata ja kes Spotify's siis samamoodi kuulata. Ja võidusõite saab ka YouTube'ist vaadata. Ja ikkagi kutsume teid endiselt Saksa meistrivõistlusi vaatama siis IDM sarja, et andke aga teada, kes soovib tulla, et ootame teid. Aitäh! Tšau!